Olen Tea ja tulen Ulvi raamatukogust. Räägin teile loo, kuidas Vilde käis reisil ja jõudis Serbia sadamasse. Belgradi sadamas laevalt maha astudes arvasin, et nüüd kõik passi- ja tollisekeldused möödas on. Aga võta näpust. Sadamasillal seisis jälle politsei, kes reisijatelt passid ära korjas ja seal samas seisvasse politseijaama viis. Kuna tollimajas uus asjade läbituhnimine algas, minu kohvrite seast leiti hirmsaid asju, 4 teataja numbrit. Ametnikud tegivad näo, nagu näeksivad nad Serbia kuninga krooni kõikuvat. Kirglik lugemine ja uurimine algas. Mul tükkis kole naer vägisi peale, teades, et mõni tark punnik ennemini pühapäeva tunneb, kui Serbia ametnik eesti keelest jagu saab. Eks hakatigi pärima, no mis see keel olla võiks? Vastasin serbia keeli küsimise peale, et see on vene keeles, et teataja eesti keeles ilmub. Isandad vahtisivad üksteisele otsa, niisugusest keelest polnud nad iialgi midagi kuulnud. Uuriti uuesti. Nähtavasti otsiti mõnda kirjatükki Serbia või kuningas Aleksandri ja kuninganna Draga üle. Nimedest oleksivad ametnikud ju aru saanud. Teie võite üsna mureta olla, herrad, vastasin ma vahele. See leht on juba tsensuurist läbi käinud. Millisest tsensuurist? Vene tsensuurist. Kas see leht siis Venemaal ka ilmub? No muidugi, eestlased elavad ju Venemaal. Eestlased. Niisugust rahvast pole olemaski, otsustas noorem tolliametnik. No aga kes seda lehte siis loeb, hüüdsin mina. Teie näete ju ometi, et teataja puhtas eesti keeles ilmub. Lubage, ma loen teile juhtkirja ette. Siis kuulete, et see mitte saksa, ungari, inglise, itaalia ega prantsuse keel ometigi ei ole. Kahju, et herrad seda keelt ei oska. Mujal Euroopas kõneleb seda iga haritud inimene. Ettelugemise eest tänati, kui nad vene tsensurist juba läbi on käinud, siis pole enam suuremat häda.